metsa voolas kitsuke jõgi ja ükskord läks Omnipool kalale. Ta pidas ennast kõvaks kalameheks, aga Omnipool poleks olnud Omnipool, kui ta oleks kalale läinud õngega või võrguga või mõrraga. Omnipool ei läinud kalale isegi mitte kahvaga. Ta polnud iial kuulnud midagi näiteks unnast või spinningust. Omnipool läks kalale kartulikorviga. Kartulikorv on väga asjalik asi. Sellega on hea kaluveest välja tõmmata ja eriti mugav sellega pärast kalad koju viia. Peale kõvaks kalameheks olemise oli Omnipool ka kõva reklaamimees ja nipivend. Tema kalapüüginipp seisnes selles, et korvi külge oli kinnitatud mitu silti. Ühele sildile oli veekinda värviga kirjutatud: austatud kalad, ujuge ligi! Teisel sildil seisis veelgi veekindlamalt: kindel ja turvaline korv, iga kala unistus. Ja kolmandal: tahad ajaga kaasas käia, käi korvi. Korvis on ka küljest ütles veel üks: korv on lühim tee paradiisi. Omnipool teadis hästi, et ilma reklaamita ei tee tänapäeval mitte midagi ära. Ta oli kuulnud, et reklaam nihutab mägesid paigast. Ühtegi mäge Omnipool nihutada ei tahtnud. Kalu tahtis ta küll mitte nihutada, vaid püüda. Omnipool lasi korvi koos reklaamiga vette. Et reklaam kaladele korralikult mõjuda saaks, ootas Omnipool 5 tundi. Ja tõmbas siis korvi välja. Korv oli tühi. Kõval kalamehel peab olema kannatust. Kui Omnipool korvi 5 tunni pärast uuesti välja tõmbas, leidis ta selle põhjas sedeli. Eriti veekindla värviga oli sinna kirjutatud: armas Omnipool, kaua siit nagu tuul. Sihuke reklaam ei nihutanud paigast küll ühtegi mäge, aga see nihutas paigast Omnipooli. Omnipool võttis oma korvi ja kõmpis solvunult koju. Seal leidis ta õnneks sahvrist kalakonservi. Kalakonserv